Tere, Josh siin. Tänases The Infographic Show episoodis küsime, mis juhtuks, kui kaasaegne pommitaja võitleks teepäeval. Teeme seda jälle. Stsenaarium 1. Hans, meie stereotüüpne saksa sõdur, kelle lõi kujutlusvõimetu kirjanik, istub mürsurünnakust räsitud betoonpunkris, kust avaneb vaade Omoha rannale. On just pärast kella 6 hommikul, 6. juuni 1944. Ta on just üle elanud tõelise põrgu maa peal. Pommid langesid tuhandetelt lennukitelt. Mereväe pommitamine oli nii vali, et seda oli kuulda isegi üle kanali Inglismaal. Tema kõrvad veritsevad endiselt, käed värisevad ikka veel, aga kuidagi on ta siiski elus. Tema MG42 on terve ja ameeriklased on kohe-kohe maabumas otse tema tulevälja. Võib-olla polegi asjad nii hullud. Nojah, päris nii see ei lähe. Äkitselt muutub tema maailm mustaks. Tema punkri laskeavast tuli löök, mis oli nii täpne, et sellel oleks võinud olla oma sihtnumber. See heideti moodsast B1B Lancerist, mis kandis 34 000 kilo täpsed ja surmavat laskemoona. Iga relv on GPS-iga juhitud nii, et tabab sihtmärki mõne meetri täpsusega. Lancer lendab nii kõrgel, et ükski Atlandi valli õhutõrjekahur, kaasa arvatud 88 mm Flak 36, mille efektiivne lahekõrgus on 8000 meetrit, ei ulataks selleni isegi oma parimal päeval. See on ebamugav tõde moodsa pommitaja toomisest 1944 aastasse. See oleks pigem demonstratsioon kui lahing. Saksa sõjaväe kõige arenenum õhutõrjeradar. 1944. Aastal Würzburg töötas sagedustel, mida tänapäevased elektroonilise sõjapidamise süsteemid peavad taustamüraks. Kui nende radar muutub kasutuks, oleksid Saksa õhutõrjekahurimehed sunnitud tuginema optilisele sihtimisele. Nad pidid lennukid nägema, kuulma ja visuaalselt jälgima, et oleks üldse mingigi võimalust seda tabada. Edu sellega. B1B, mis lendab oma lahinguprofiilis 40 000 jalakõrgusel, ületab iga Atlandi valli õhutõrjekahuri efektiivse lae. Würzburgi radari tuvastusulatus. See pole enam oluline, kui lennuki elektroonilised vastumeetmed oma tööd teevad. Nii et Hans, ta ei kuulnud seda kunagi lähenemas. Ta ei näinud seda kunagi lähenemas. Keegi 1944 aastal poleks seda teinud, aga see on lihtne versioon. Üks ülelend, Atlandi vall saab mitu uut ventilatsioonisüsteemi täpselt sinna, kuhu Eisenhower need käskis teha. Ja keegi Inglismaal saab väga lühikese järelraporti. Ikäv. Teeme selle siis huvitavaks. Enne kui läheme oma mõistliku stsenaariumi juurde, ja see on jutumärkides, ma tean, mida te kõik mõtlete. Ilmselt pole meie stsenaristid kunagi selle peale mõelnud nende ajarännu videote ajaloos. Kuidas seda lennukit tangitakse? Kes teeb B1B lennuki eelkontrolli heas vanas Inglismaal? Kus on hooldusmeeskond? Kust tulevad GPU-38 JDAM-id? Sest pidage meeles, need on GPS-juhitavad laskemoonad ja GPS-satelliite ei eksisteeri veel aastal 1944. Kas keegi jälgib nende turboventilaatormootorite lennutunde? Kas lennumeeskond teab, kas nad tapavad natside? Kas neil on ellujäämisplaan, kui nad kukuvad alla okupeeritud Prantsusmaa kohal? Nende varustus tekitab kindlasti küsimusi lähimas Saksa kontrollpunktis, eks? Jah, me lihtsalt jätame kõik selle tähelepanuta, nagu alati. Kui logistika on sinu teema, siis kindlasti pane like ja telli kanal. Ja anna meile kommentaarides teada, kui tahaksid, et jätkaksime teemal, mis oleks, kui üks UPS-i kuller toimetaks pakke Stalingradi piiramisrõnga ajal. See on üks idee, mida oleme kirjutajate toas arutanud. Selle stsenaariumi jaoks on see B1 täielikult relvastatud, kütust täis ja GPS töötab laitmatult. Sest nii me ütlesime. Kuskil Inglismaal seisab põllul täpselt üks hooldaja nimega Dave, kes on andnud endast parima, et tema pommitaja oleks töökorras ja me kõik oleme talle tänulikud. Kõik lehvitavad ja tänavad Dave'i. Nüüd liigume edasi jaburate stsenaariumite juurde. Hellitavad kutsutakse seda lennukit Boniks, sest inglise keeles on see lihtsalt B1 ilma sidekriipsuta. Rockwell B1 Lancer on 146 jalga pikk. Seda käitab 4 General Electric F101 järelpõletiga turboventilaatormootorit, millest iga üks toodab 30 000 naela tõukejõudu ja see saavutab kiiruse Mach 1,25. See kannab kuni 75 000 naela relvastust 3 sisemises relvaruumis, mis tähendab, et üks B1B kannab peaaegu 10 korda suuremat pommikoormat kui üks B-17 lendkindlus. See oli tegelik pommitaja, mida 8. õhuarmee kasutas sel hommikul Normandia kohal. Kuidas selline jõudemonstratsioon tundub? Lennukit juhivad 2 pilooti. Teine 2-liikmeline meeskond tegeleb enamiku sihtimistegevusega kokpitis, mis näeb välja nagu videomäng, mille on kujundanud inimesed, kes on selgelt üle piiri läinud.
õhumeeskonnal, kellel on nii palju tulejõudu, puudub täiskasvanute järelevalve ja paak on kütust täis, on 1944. Aastal okupeeritud Prantsusmaa kohal mitu kohest valikut. Oletame, et B1 märkab Saksa allveelaeva väinas liikumas ja relvastusohvitseril tekib mõte. Bone kannab juhuslikult oma kõhus 84 Mark 62 Quick Strike'i meremiini, 500-naelased põhjamiinid, mis on varustatud magnet- ja seismiliste anduritega. Need on loodud selleks, et tuvastada mööduvate laevade kere signatuuri ja plahvatada vastavalt sellele. 1944 aastal polnud Saksa allveelaevadel sellest tehnoloogiast aimugi ega ka vastumeetmeid selle vastu. Neil polnud ka mingit võimalust seletada oma Kriegsmarine ülemustele, miks merepõhi otse nende all oli just probleemiks muutunud. B1 miinib ühe korraga poole miili pikkuse väinalõigu ja pöördub siis tagasi Inglismaa poole. Kuskil pinna all on allveelaeva meeskond kohe saamas sügavalt teoloogilist kogemust. Teine võimalus, pühitud tiibadega B1, mille ülesandeks on ranna puhastamine, läheneb luite kõrgusel, et hetke tõeliselt esile tuua. Kui B1 üle pea sööstab, kogevad kõik Saksa sõdurid kaljudel, kõik liitlasvägede sõdurid dessantpaatides ja umbes 340 lehma Prantsuse piimafarmis 2 miili rannikust ülespoole seda, mida füüsikud nimetavad märkimisväärseks rõhusündmuseks. Rand on puhas, piimafarm ei ole. 3 sajandit Normandia juustu tegemise traditsiooni lõppesid 6. juunil 1944 kell 06.05. Keegi ei saa aru, miks see juhtus, kuni üks ajaloolane leiab 2003 aastal segadust tekitava sissekande farmi raamatupidamisest. Viimast võimalust nimetame Berliini kiusatuseks. Lennumeeskond, kellel pole missioonipiiranguid ja kellel on reaalajas teave Saksa kõrgema juhtkonna asukoha kohta, vaatab Euroopa kaarti ja mõtleb. Selle juurde tuleme hiljem tagasi. Stsenaarium 2. On aeg lisada mõned päris piirangud, piiratud relvalaadung ja konkreetsed probleemid, mida tegelik liitlasvägede operatsioon ei suutnud lahendada. Sest just seal põrkub üks tulevikust pärit lennuk kokku sellega, mida üks lennuk tegelikult teha suudab. 6. juuni hommikul oli sakslaste vastus Normandia dessandile halvatud mitte pommide, vaid segaduse tõttu. Feldmarssal Erwin Rommel oli Saksamaal kodus oma naise sünnipäeva puhul. Panzeri reservid, mis oleksid võinud liitlased tagasi merre tõrjuda, olid Hitleri isikliku kontrolli all ja keegi ei julgenud teda enne peaaegu keskpäeva üles äratada. Püsikäsk oli Führerit hommikul mitte häirida. Ilmselt oli kogu Wehrmacht harjunud tema pidevate tujukõikumistega nii, et selle konkreetse reegli järgimine tundus tähtsam kui ajaloo kõige olulisema amfiibse invasiooni peatamine. Saksa juhtimisstruktuur oli koondatud 7. armee peakorter Le Mansis, 24. korpuse peakorter St. Louisis. 1944 aastal tähendas peakorteri hävitamine seda, et tuli hävitada hoone, raadiod, staabiohvitserid ja kaardid kõik ühes kohas. B1B suudab kanda erinevaid punkripomme, sealhulgas 4 2000 naelast läbistavat pommi, mis on mõeldud mitme raudbetoonist korruse läbistamiseks enne plahvatamist. See ei vaja, et hoone oleks kaitseta. Piisab sellest, et hoone olemas on. Kui tabada St. Louisi kell 7.00, kaotab 84. korpus side täpselt sel hetkel, kui tal on seda kõige rohkem vaja. Liikuma luba ootavad panzerdiviisid seda ei saa, sest nüüd on kõik telefoniliinid rusudeks muutunud. See on õnneliku juhuse stsenaarium, tulemus, mille eest liitlasvägede planeerijad ilmselt palvetasid, kui nad andsid loa igale peaaegu 14 700 teepäeval tehtud operatsioonilennule. See stsenaarium nõuab reaalajas luureinfot selle kohta, millistes hoonetes asuvad millised komandörid. Peakorterid liikusid sageli, komandörid reisisid. Saksa juhtimisvõrk oli teadlikult hajutatud, sest liitlaste pommitajad olid nädalaid Prantsuse taristut rünnanud. Fikseeritud taristu vastu, mille koordinaadid on teada, on JDAM piisavalt täpne, et kui sihtimine on õige, sõltub tulemus peamiselt luureandmete kvaliteedist, mitte relva sihtmärgile toimetamisest. B1 suudab ideaalsetes tingimustes visata pommi läbi kindla akna. Kas õige kindral istub selle akna kõrval? 6. juunil kell 7.00 on see muutuja, mida ükski relvasüsteem ei suuda kontrollida. Kui see töötab, variseb Saksa soomusüksuste vastus mõne tunni, võib-olla isegi 1 päevaga kokku. Kui see ei tööta, on B1 lihtsalt erakordse täpsusega mõned Prantsuse hooned purustanud. See vaevu häirib Saksa bürokraatiat, kuid see ärritab tõeliselt inimesi, kes seal varem elasid. Stsenaarium 3. Järgmine stsenaarium on see, mis kõige paremini vastu peab. Ja et aru saada, miks see nii on, pead mõistma, mis täpselt läks valesti 6. juuni hommikul.
Tegelik liitlaste lennuplaan nägi ette, et mitusada B-24 ja B-17 pommitajat uputavad tuhandete pommidega Saksa positsioonid dessandi sillapea taga enne H-tundi. Tegelik tulemus oli see, et ainult 3 pommi langesid üldse ranna lähedale. Meeskonnad viivitasid pommide heitmisega mõne sekundi võrra, et vältida dessantpaatide tabamist. Pilved neelasid nende visuaalsed orientiirid ja enamik pomme langes tühjadele Prantsuse põldudele. Mereväe pommitamine kestis vaid murdosa sellest, mida planeerijad soovisid ja oli siiski suuresti ebaefektiivne kindlustatud positsioonide vastu. Kui esimene laine randus, olid Saksa kaitserajatised peaaegu täielikult puutumata. See ongi konkreetne läbikukkumise koht, mille parandamiseks B1B ehitati. GPS-iga juhitavad laskemoonad ei hooli pilvedest. Meeskond ei pea punkrit nägema. Neil on vaja ainult koordinaate ja need saadakse eelmissiooni planeerimisest, mille jaoks liitlaste luure oli fikseeritud positsioone kuude kaupa pildistanud. Igal positsioonil omahast oli vidersti ruudustiku viide. Iga ruudustiku viide muutub sihtmärgiks. Bone tabab neid järjestiku kõrgused, kus Saksa õhutõrje on puhtalt dekoratiivne. Lahinguraport näitab täpselt, kuidas see praktikas välja näeb. Afganistanis startis 8 B1B lennukid 3000 miili kauguselt oma sihtmärkidest, lennates missioone, mis kestsid üle 16 tunni. Nad tiirlesid tulevahetuste kohal Hindu Kushi mägedes, tegutsedes lendava suurtükipatareina, mida maaväed said igal hetkel appi kutsuda. Ükski teine platvorm ei olnud sellele ligi lähedalgi. Hävitajad vajasid sama ala katmiseks mitut tankimistsüklit. B-52-tel puudus B1 kiirus ja relvalasti tihedus. Kuigi Bone lendas vähem kui 10% tõkestusmissioonidest, viskas ta sõja esimese 6 kuu jooksul üle 40% kõigist koalitsiooni pommidest. Me räägime 3000 JDM-ist ehk umbes 67% kõigist täppisjuhitavatest pommidest, mida Ameerika Ühendriigid sellel perioodil alla lasid. Iraagis oli sama lugu. Bone lendas vähem kui 1% lahingumissioonidest, kuid andis üle 43% kõigist täppisjuhitavatest relvadest. See on number, mis ei tundu ikka veel päris reaalne. Ükskõik kui mitu korda sa seda loed. Tagasi Normandiasse rakendame seda omahale. Brand ulatus 5 miili pikkuselt. Kaitsevõrk kattis selle iga meetrit. 8 betoonist suurtükipunkrit, 35 kindlustatud tulepunkti, lisaks mõned tankitõrjekahurid, miinipildu jaasemed, Nibelwerferi raketiheitjad, kuulipildu jappesad ja tankitorni. Iga positsioon oli omavahel seotud, igaüks neist eelnevalt sihitud veepiirile ja igale rannast väljuvale teele. Mitu neist olid raudbetoonist rajatised, mis olid spetsiaalselt loodud mereväe pommitamise üleelamiseks ja nad pidasidki vastu. B1B kannab suurimat tavarelvastuse koormat kõigist USA pommitajatest, maksimaalselt 24 2000 naelast JDAM-i või 48 500 naelast JDAM-i. Pole piisavalt, et tabada iga positsiooni, kuid enam kui küllalt, et tabada neid, mis loevad. 8 betoonist suurtükipunkrid, suurtükipositsioonid, mis katavad väljapääse, läbipõimunud positsioonid, mis muutsid omaha väljapääsud tapatsoonideks. 1944 aastal tähendas nende puhastamine seda, et jalavägi pidi otsetule all ülesmäge võitlema. Selles olukorras on vaja sihtmärkide nimekirja, relvade kasutamise plaani ja umbes 40 minutit lennuaega. WN-62, kus kuulipildur Heinrich Sieverlow tulistas oma mälestuste järgi umbes 13 500 lasku dessantpaatide pihta, on kadunud juba enne esimese rambi langemist. Orud on puhtad. Omaha veresaunaks muutnud ristuvad tuleväljad on katkenud, kuid üks piirang jääb alles. B1 ei saa 1944 aastal kellegagi suhelda. Selle raadiod töötavad sagedustel, mida veel olemas pole. Tal pole rannal õhutoetuse juhtijad. Pole võimalik saada laevastikult uuendatud sihtmärke ega reaalajas infot selle kohta, millised positsioonid on endiselt aktiivsed, kui dessantpaadid vette jõuavad. See suudab hävitada kõik eelnevalt määratud sihtmärgid kaardil. Mida see aga ei suuda, on improviseerida koos armeega, kellega puudub raadioühendus. Mehed on oma pead alates hetkest, kui ramp alla lastakse. Tulem on siiski oluline. Esimene jalaväediviis randub hoopis teisel rannal. See pole kaugeltki lihtne. Seal on endiselt palju miine, takistusi ja Saksa sõdureid. Kuid tapamasin, mis muutis Omaha enne kella 9 veresaunaks, on kadunud. Erinevus seisneb selles, et B1B muudab rannarünnaku esimestele lainetele ellujäämiseks võimalikuks. Dave saab Inglismaal tagasi olles väga kiitva hinnangu. Boonusvoor. Nii, rand on puhas. On alles hommik. B1L on piisavalt kütusevarusid ja palju alles jäänud relvi.
nüüd vaatavad nad oma lennuarvutit selle vaikse energiaga, mis järgneb sellele, kui oled enne hommikusööki just muutnud teise maailmasõja käiku. Nad otsustavad edasi lennata. Näete, nad pöörasid ajalootunnis tähelepanu. Nad teavad, et 6. juunil 1944 ei ole Hitler Berliinis. Ta on Berghofis, oma mägipuhkekohas Berchtesgadeni kohal Baieris, 715 miili kaugusel Normandiast kagus. Ta magab. Tema kaaskond ei ärata teda. Keegi ei taha pahurat Füürerit. Berghof on mägimaja, mitte punker. Ulatuslik maa-alune kompleks, mida selle ümber 1944 aastal ehitatakse, on veel pooleli ega ole veel valmis. Peamine elukoht asub suuresti maapinnal ja on arhitektuuriliselt muljetavaldav. Aga see ei ole mõeldud vastu pidama GBU-31 pommi otsetabamusele, mille viskab lennuk kõrgelt alla. Lennuk, mida 1944 aastal ei suudeta alla tulistada. B1B-l on vajalik lennuulatus, meeskonnal on tahtmine. See on väike kõrvalepõige, lihtne ülesanne. 715 miili sinna, relvad sihtmärgil, 715 miili tagasi Inglismaale. Dave ei saa teada enne, kui nad maanduvad. Puhtalt võimekuse seisukohalt ei ole Berghof 6. juunil 1944 raske sihtmärk. Täna ei ärka Führer enam kunagi oma pikast unest. Kuskil Baieris seisab väga segaduses. Hommikune teenindav personal lammutatud mägivilla ees, käes kandik taimeteega, leiva ja marmelaadiga, mõedes, mida edasi teha. Poisid võivad siiski jõuludeks koju jõuda. Otsus. Õnneliku juhuse stsenaariumis sõltub tulemus luure kvaliteedist, nagu kulli ja kirja viskamine. Kui sihtimine õnnestub, variseb Saksa soomusvastus otsustaval hetkel kokku. Kui see ebaõnnestub, on B1 erakordse täpsusega hävitanud mõned tühjad hooned Prantsusmaa maapiirkonnas. Naeruväärsetes stsenaariumides hävib piimafarm asjatult ja allveelaeva meeskond saab hea loo rääkida. Berchtesgadeni lihtsal lennul toob stsenaarium, mis töötab kõige kitsamas sõjalises mõttes, kaasa ajarännaku tagajärjed, mida keegi tootmismeeskonnast pole pädev lahti seletama. Aga Omaha ranna puhastamise stsenaariumis, selles vähe glamuurses, etteplaneeritud ja metoodilises stsenaariumis teeb üks lennuk ära selle, millega sajad hakkama ei saanud. Atlandi müüri kõige surmavam sektor lakkab töötamast enne, kui esimene dessantpaat oma rambi alla laseb. Ja mehed, kes pidid sellel rannal surema, enamasti ei sure. Kaasaegne sõjapidamine ei leiutanud mitte ainult hävingut. See industrialiseeris kindluse. Ja kindlus oli 6. juuni hommikul just see, millest puudus tunti. Tahad teada, mis juhtub, kui saadame ajas tagasi midagi veel vähem peenet kui B1B, ilma reeglite ja ilma Davidita? Vaata, mis juhtuks, kui üks ainus pommitaja B2 rändaks ajas teise maailmasõja aegses Saksamaal või klõpsa hoopis sellele videole.